Vererõhu mõõtmise juures on oluline teatud reeglite täitmine. Seda selleks, et vererõhu mõõtmiste tulemused oleks hiljem usaldusväärsed ja omavahel võrreldavad. Hästi oluline on asend. Inimene peaks enne vererõhu mõõtmist 5 minutit istuma, vältima kohvi joomist, suitsetamist ja aktiivset füüsilist tegevust. Vererõhu mõõtmiseks parim asend on istumine, selg korralikult toetatud ja käsi toetatud lauale, umbes südame kõrgusele. Kindlasti on oluline võtta ära pigistavad riided ja kõige parem on panna vererõhuaparaadi mantsett katmata nahale õlavarrel. Vererõhuaparaate on erinevaid. On manuaalseid aparaate, mille puhul tuleb stetoskoobi või kuuldetoruga kuulata toone küünarõndlas vererõhu mõõtmiseks ja on automaatseid aparaate, mis näitavad inimesele vererõhu väärtuse ja pulsi väärtuse ekraanil. Automaatsed aparaadid jagunevad täisautomaatseteks, mis tõmbavad ise õhku mantsetti ja poolautomaatseteks, mille puhul tuleb mantsetti õhku inimesele enda pumbata. Oluline on mõõta vererõhku esimesel mõõtmiskorral mõlemalt käelt ja jätkata edasi mõõtmisi sellelt käelt, mille tulemus on kõrgem. Kui vererõhud mõlemal käel on sarnased, võib jätkata vererõhu mõõtmisi edaspidi käel, millel on seda mugavam ja lihtsam teha. Kindlasti on oluline mõõta vererõhku vähemasti 2 korda järjest, mõneminutilise vahega. Kui vererõhu väärtuste tulemused jäävad erinevaks, ehk erinevad üle 10 millimeetri, tuleks kindlasti jätkata mõõtmist veel ja veel, kuniks vererõhu väärtused enam-vähem jäävad samale tasapinnale. Mõistlik on vererõhku mõõta hommikuti ja õhtuti, inimesele sobival ajal, kui on aega ja võimalus seda rahulikult teha. Vererõhu väärtuste mõõtmise juures on hästi oluline need dokumenteerida, kirja panna. Vererõhu väärtuste dokumenteerimiseks võib kasutada erinevaid vererõhu päevikuid, digitaalseid või paberkandjal. Üks võimalik vererõhu päeviku variant kaasneb ka selle patsiendi juhisega. Igale inimesele leidub sobiv. Vererõhu väärtuste normaalne tase kodus mõõtmistel on kuni 135–85 millimeetrit elavhõbedasammast. Kindlasti ei tehta ravimuutusi ega ei püstitata vererõhuhaiguse diagnoosi ühekordse kõrgenenud vererõhu väärtuse alusel. Vererõhu mõõtmiseks peab inimene istuma selg toetatud, mugavas asendis ja käsi südame kõrgusel lauale toetatuna. Vererõhu mantsett asetatakse õlavarrele, markeeritud koht küünarõndla kohal ja sobiva pinksusega, et ta on mugavasti, tihedasti ümber. Käsi on vabalt, aparaat lülitatakse sisse ja kui aparaat on valmis, alustatakse mõõtmist. Mõõtmine on lõpetatud, aparaat annab vererõhu väärtuse ja pulsi väärtuse. Ühel mõõtmiskorral tuleb vererõhku mõõta paariminutilise vahega vähemasti 2 korda järjest. Kui vererõhu mõõtmiste tulemused jäävad suuresti erineva, üle 10 millimeetri võrra vähemalt, tuleb kindlasti mõõta veel 3. ja 4. kord, et vererõhu väärtused jõuaksid enam-vähem sarnasesse suurusjärku. Vererõhu mõõtmiseks manuaalse aparaadiga asetatakse mantsett õlavarrele samamoodi nagu automaatse aparaadi korral. Sobiva pinksusega vabalt puhkavale käele. Vererõhu mõõtmiseks ja toonide kuulamiseks otsitakse küünarõndlas koht, kus arteri tuksumine on hästi tunda. Stetoskoop pannakse sellele kohale. Selle järgi pumbatakse ballooni abil mantsetti õhku ja hakatakse seda ühest hetkest välja laskma, kuulates stetoskoobiga toonide teket. Vererõhu ülemine väärtus on esimene toon, mida stetoskoobiga kuulete. Vererõhu alumine väärtus on viimane toon, mida enne toonide kadumist kuulete. Ka
Manuaalse aparaadiga mõõtes korratakse vererõhu mõõtmisi paariminutilise vahega vähemalt 2 korda. Mul diagnoositi kõrgvererõhutõbi 25 aastat tagasi ja sellest ajast olen ma mõõtnud regulaarselt oma vererõhku ise. Tavaliselt teen ma seda peale lõunat, kui ma olen rahulikus seisundis, ma ei ole joonud kohvi, pannes peale manseti, vaatan ma, et märk oleks õige koha peal ja et aparaadi voolik jookseks käe pealt. Pärast seda ma võtan sellise rahuliku mõnusa poosi sisse ja alustan mõõtmist. Saanud teada vererõhu andmed, märgime nad üles päevikusse, et oleks mul endale ja perearstile pidev info minu vererõhu olukorrast.